Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Ukraina ja Ameerika Ühendriikide läbirääkimiste delegatsioonid on pärast riigijuhtide viimast kohtumist Valge Maja ovaalsaalis taas hakanud otsima võimalusi kõnelustega edasi liikuda. Tänase seisuga on uue kohtumise nimel kõige rohkem tööd teinud Ukraina pool, kes on välja töötanud ka uue läbirääkimiste taktika ja uue läbirääkija. Järgmisel korral saadetakse Ukraina poolt ovaalsaali Kiievi looma ja šimpans Žursa, kellel on Ameerika Ühendriikide uue juhtkonnaga rohkem lootust ühist keelt leida. Temperament ja emotsionaalne intelligentsus on küll Žursa kasuks, kuid ka vastaspool ei ole papist poisid, nii et esialgu loodetakse selliselt kohtumiselt suuremat kasu kui kõikidest eelnenutest. Loomakaitsjad on küll mõtte suhtes skeptiliselt meelestatud, et kas looma on ilus sellisesse kohta saata, kuid mõnikord pühitseb eesmärk abinõu, märgitakse pressiteates. Ja Eestisse. Valitsus tegi eile õhtul kärbsele ka liiga. Esialgu on tegemist kinnitamata informatsiooniga, kuid valitsusele lähedal seisvate allikate sõnul oli see asja loomulik jätk. Tõenäoliselt tegi valitsus kärbsele ka liiga, lähtudes solidaarsusprintsiibist ja sellest, et kõikidele teistel oldi juba enne liiga tehtud ja nagu on varem korduvalt ka märgitud, praegusel raskel ajal ei saa meil lihtsalt olla tabuteemasid, põhimõtteid ja kivistunud seisukohti ning kärbes oli ka viimane, kes oli kahe silma vahele jäänud. Innovatsiooni. Pikki aastaid kestnud pingelise uurimistöö tulemusena on insenerid teinud kindlaks, miks Eesti teed lagunevad kiiremini kui legendaarsed Soome teed. Peamiseks lagunemise põhjuseks on teadagi niiskus ja temperatuuride vaheldumine. Ka Soomes on ilmastik meie omaga sarnane. Tihti on nii, et kord on sula, siis külmetab, siis jälle sulatab ja seejärel külmetab ja selles konks ongi. Kui Soomes külmetab ja siis sulatab, seejärel jälle külmetab ja siis sulatab, siis Eestis on risti vastupidi, kõigepealt sulatab ja alles siis külmetab. Uuringud näitavad, et see, kui kõigepealt sulatab ja siis külmetab, on teedele 10-kordselt kahjulikum kui see, et kõigepealt külmetab ja alles siis sulatab. See, aga et viia Eesti kliima sellisesse sammu, et see oleks teedele kasulik, pole riigile lähiaastail jõukohane. Ja ilmajaam annab teada, et kevade märki on õhus üha rohkem. Eile lahkusid Eestist viimased külmavaresed ja saabunud on esimesed künnavaresed. Randaalimisvareste parved on jõudnud Edela-Poola kohale ja kultiveerimisvaresed on alustanud samuti oma teekonda Eesti suunas. Muret teeb aga jopukakkude püsimine Eesti aladel ja samuti jopukakkude üha suurenev arvukus. Täheldatud on nende ristumist ka hädavarestega, mis annab eriti ohtliku liigi. Väga tihedalt on jopukakke märgatud Toompea piirkonnas, on tulnud ette õhus munemist ja nokatoppimist igale poole, kuhu vaja pole. Nädala jooksul võib seega hakata tiputama ja paiguti tibutab kõvasti, maha võib tulla kuni 12 000 tibu hektarile. Külm on 1 kraad, sooja tuleb noka otsast. Kuulsite uudiseid.